Nii, aga tere uuesti minu poolt. Ma loodan, et te näete slaide ja nüüd ma loodan, et ma saan sellele nupule pihta, kus neid vahetada saab. Nii, Jaano Inno olen mina, Empowermenti konsultant ja tänane teema siis plaanidest teguseni ehk kuidas asjad tehtud saavad. Ja 2 slaidiga tutvustan natukene kiiresti ennast ja siis jõuame päeva juurde täpsemalt. Kes või mis on Empowerment? Ma loodan, et me läbi enda nüüd üle 6 aasta oleme natukene silma äkki jäänud juba. Ehk Empowermenti põhiline selline missioon on see, et aidata organisatsioonidel kiiresti kasvada ja me selgelt usume, et mõtteviis käib kõigepealt, kultuur käib järgnevana, juhtimissüsteemid pärast seda. Ehk me võib-olla natukene lõhume seda mugavustsooni, sellist tavalist kasvukõverat ja püüame siit neid uusi kasvukõveraid algatada. Ja seda mõtteviisi ma juba mainisin, et organisatsioonid koosnevad ikkagi inimestest, mitte ruumidest ja seadmetest. Ja organisatsioonid muutuvad ainult siis, kui inimesed ise on valmis enda käitumist nii kaua muutma, et sellest tekivad uued harjumused. Nii et selline kiiresti kasvava organisatsiooni mõttelaad ja tööriistad ja oskused on meie selline töövahend ja missioon. Natukene veel sellest, et millest ma ise hästi palju lähtun ja kogu Empowermenti meeskond meil ka, on see, et me usume, et inimene ei ole see masin, mis ei ole teadlik enda otstarbest, vaid tegelikult siis, kui inimene on teadlik enda otstarbest ja on õnnelik, siis ta on mitte 3 või 30%, vaid kuni 3 korda tegelikult tulemuslikum. Ja mis mõtted siin taga veel on see, et esiteks me peame ise organisatsiooni juhtidena, juhtmeeskonnana tagama organisatsiooni arengu ja kasvu. Puhtalt bioloogiast meil on teada, et kõik need taimed metsas näiteks, mis endale ise valguse ruumi ei taga ja sealt tänu sellele nagu toitu ja energiat ei saa, need hääbuvad. Täpselt sama on organisatsioonidega, ehk organisatsioonid peavad kasvama ja meil on üks kummaline asi, mille peale me aeg-ajalt ei mõtle. Ehk me teame, et Moore'i seadus kehtib arvutimaailmas ehk arvutite protsessorite ja kõvaketaste võimekus aasta-poolteist kahekordistub. Tegelikult täpselt sama seadus, kasvav organisatsiooni seadus tekib ka meil tööjõu puhul. Ehk iga 5 aastaga tehakse sama töö ära tegelikult poole vähem arvu inimestega, kes per capita tahavad saada umbes 50% rohkem tasu, kui nad täna said, tahavad nad 5 aasta pärast saada. Nii et see on üks, mis meid sunnib nagu kasvule. Nüüd, mis inimesi motiveerib ja mis neid õnnelikuks teeb, millest ma jällegi lähtun, on paljuski 3 asja. On autonoomsus. Ma saan ise ennast juhtida, ma ei ole kusagilt nööridest tõmmata ja lükata. Ma saan ise tunda enda meisterlikkust ehk ma olen hea tegija ja ma olen väärtuslik ja ma suudan olla väärtuslik ka homme, ma arenen ja mul on mingi suurem tähendus. Ehk ma loon mitte lihtsalt kivihunnikut, vaid piltlikult siis katedraali. Ja ka tänase teemale võib-olla lähemal natukene, et kui me tahame asju tehtud saada, siis me kipume fokusseerima hästi paljuski inimeste produktiivsusele selles hetkes. Aga siin üks mõte lühidalt praegu on see, et pigem keskenduda inimeste fookusele kui ühe hetke produktiivsusele. Meil kipub olema see, et kui inimestel on ebaselgus eesmärkides ja mitte järjepidevus eesmärkides ühelt poolt ja puudulik tagasiside tegevusele, siis on see, et see inimene otse liikuda väga ei saa, vaid üle parema õla kogu aeg küsib, et kuhu ma minema peaks, üle vasaku õla kogu aeg küsib, et kuidas mul läinud on ja kuidas sa siis liigud otse, et meil siin jälle slängis öeldakse või sellises sisekeeles, et Ott Tänak niimoodi rallit küll ei võidaks, kui ta kogu aeg üle parema õla küsiks ühte asja ja vasaku üle teist asja. Nii et need on sellised Empowermenti põhimõtted siit natukene taustaks. Nii, mina olen ennast vähekene tutvustanud, päevakava ja ootusi teile ka. Ehk esimene mõte on ikkagi see, et ole kohal, mõtesta läbi enda, ehk see sama all paremas nurgas olev Radical Candorist pärit mõte What is in it for me, ehk mõte läbi enda. Nüüd kõik see jutt, mida ma räägin, ei ole täna keskendunud kitsalt ühele teemale. Ma läbin 3-4 sellist
asjade tehtud saamise organisatsiooni tegevuse juhtimise valdkonda. Ja siin ei ole nagu süvitsi ühte retsepti, küll aga ma loodan, et ma tekitan sinus selliseid mõtteid ja küsimusi ja kas enda küsimuse või ka sõnastuse, lahenduse pead sa igal juhul ise sõnastama. Ja nüüd üks veel meie sellisest grupi suurusest, meil eeldatavasti on suurusjärgus 20 inimest tingitud, on see, et jah, juhtide klubi tahaks ju omavahel tegelikult mitte kuulata loengut, vaid arutada. Ja need arutelud täna toimuvad veel gruppides, need samad Zoom breakout ruumid, millest Piret alguses juba ütles. Nii et need on 3 sellist põhimõtet. Selle hetke, kui me päris kõik saame ükshaaval mikrofoni lahti teha, selle püüame teha siis siin vast suurusjärgus 1,5 tunni pärast, kui me hakkame seda aega kokku võtma. Nii, aga Piret saatis teile ette ka 3 küsimust meili teel ja see on esimene teema, millel me püüame siis seda breakout ruumi teha. Ehk jällegi kõik algab küsimusest, miks. Ja kui meil ei ole väga selgelt endal põhjendust, mis asjad ja miks me peame tehtud saama, siis tegelikult mis iganes viis või juhend või juhtimismetoodika nende tehtud saamiseks tegelikult on vale. Kui meil ei ole sellisest motivatsiooni, miks me midagi peame tehtud saama ja neid küsimusi ma selle 3-4 küsimusega üritasin avada. Ehk miks sa täna siin oled, mis on su suurim probleem, kuidas see probleem, milles on väljendunud, kuidas ta on mõjutanud ja mis on selle väärtus olnud. Mis te olete näiteks eelmise aasta, 2020. aasta jooksul kaotanud tänu sellele, et see probleem ei ole lahendust leidnud. Ja miks ta siis ei ole lahendust leidnud, kui selle väärtus on? 1-2 mõtet veel taustaks. Ehk meil on küll see, et kuidas asjad tehtud saada, aga kas ikkagi kõik asjad peavad tehtud saama ja kas me oleme paljuski võib-olla tegevuste kesksed mingil hetkel. Ja siin on 2 sellist vaata, et legendaarset nii-öelda pilti. Ehk esimene pilt on Peter Drucker meil eelmise sajandi praktiliselt keskpaigast, kes ütleb seda, et tegelikult on üks kõige otstarbekum või mõttetum asi teha paremaks ehk nii-öelda ära teha mingi asi, mida üldse ei peakski tegema. Ja siit tuleb üks teine asi, mis siin all paremas nurgas on. Ehk me teame, et see peaks olema Jaapani vanasõna, mis ütleb seda, et eesmärk ilma tegevusplaanita jääbki unenäoks, aga tegevused ilma eesmärgita on õudusunenägu. Nii et selle tegemise juures me natukene tsiteerime siis teist klassikut ehk tegelast Alice kusagil imedemaal, kes jõudes kassi juurde küsis, et kuhu ta peaks minema, kas vasakule või paremale ja kass küsis, aga kuhu sa tahad välja jõuda. Ja kuna Alice ütles, et mul ei ole päris selge, ma lihtsalt vaatan siin ringi, siis ütles kass, et tegelikult siis ei ole vahet, mis tegevust sa teed ehk millises suunas sa lähed. Kui meil eesmärk on ebaselge või kui meil ka juhtmeeskonnas on näiteks erinevatel inimestel erinevad eesmärgid, siis mitte ükski tegevus ei aita. Siis absoluutselt kõik tegevused on kindlasti natukene valed, võib-olla ka natukene õiged, aga seda võiks püüda niimoodi kuidagi, mina võimendan seda üle, aga natukene vähemalt meeles pidada. Ehk me natukene räägime juhtimisena siis, et mis on, te olete ühel või teisel moel, kas meeskonna, üksuse või terve firma juhid. Ja mis siis juhtimine üldse on? Juhtimise eesmärk on siis ka Kaido mulle ütles, jälle tsiteerin siin Kaidot, keda parasjagu ei ole, aga kellega ma vestluses olin, et kuidagi iga inimene liigub erinevas suunas. Ja juhtimise eesmärk tegelikult on see, et suunata enda meeskond suurepärasele tulemusele ehk panna nad mingi ühe suuremat tähendust omava eesmärgi ehk sihi suunas siis koos liikuma. Nii et need liikumise jõud meil üksteist ühendaks ja täiendaks. Ja siin üleval lauses on 3 hästi olulist sõna, suunamine, meeskond ja tulemused. Ja tulemused tähendab tegelikult seda, et meil on väga selged eesmärgid ehk õiged ootused nii inimesele kui meeskondadele kui firmale. Meil on suunata oma meeskond ehk meeskond. Meeskond tähendab seda, et inimestel on õiged rollid ja suunamine paljuski tähendab koostööreeglistikku. Ja koostööreeglistikus kultuuris ei poolda väga niisugust mikromanageerimist ja väga detailseid protsesse 300 leheküljel, vaid tegelikult meil on 3 hästi lihtsat reeglit. Kuidas organisatsioonis sünnivad otsused,
kuidas lahendame probleeme, kuidas on tagatud info liikumine ja areng. Et selles suunas või nende mõtetega jällegi liigume. Ja üks mõte, ennem kui ma lasen teil jällegi rääkida ja mõelda, on see, ja tuleb meelde, jah, ka Kaido ütles seda, et meil on hästi paljuski jooksvat tulekahju. Ja nüüd Eisenhower ütles meile seda, et meil on pakilised asjad ja olulised asjad, siis ta ütles seda, et pakilised asjad ehk nii-öelda tulekahju kustutamine pole kaugeltki mitte olulised ehk tulekindla maja ehitamine, ehk sellest järjest kustutamisest maja tulekindlamaks ei muutu. Ja lõpuks tuleb välja, et need pakilised asjad ei olnud isegi pakilised mitte. Kuidas me nüüd tõlgime selle igapäevases ärisse, sest see on niisugune hästi nagu loosunglik lause, siis meil igapäevases organisatsiooni tegemises on nii-öelda see business as usual igapäevased tegevused ehk tööprotsessi sees, selle kasti sees, mida me oleme endale ise loonud. Ja see on see, mis sageli peab nii-öelda tehtud saama, sest meil on lubadus kliendi ees, meil on mingid tarned vaja teha, meil on see teine kolmas asi vaja teha. Ja kui me siin otsime ka kasvu, siis sageli see ongi see nii-öelda tavaline kasv ehk võtame võrreldavalt SKP-ga, siin ma ei tea, 3-4-5% võib aastas ja kasvame ka. Aga kui meie unistus nüüd on kusagil natukene kõrgemal, siis ka sportlasena, kes hüppab nii-öelda kõrgushüpped karjapoisi tehnikas, siis kusagil tuleb lagi vastu. Igal tehnikal tuleb lagi vastu. Aga siis me ütleme, et lisaks nendele nii-öelda protsessis sees töötamisele peaksime aeg-ajalt astuma sellest kastist välja ja töötama protsessi ka. Et mitte in the process, vaid on the process, protsessi peal ja looma uusi võimekusi. Ja siin visuaalselt näeb ta siis välja sellena, et me siis selles kõrgushüppe maailmas ühel hetkel karjapoisi asemel õppime selgeks flopi tehnika ja maailma rekord kohe on umbes 0,5 meetrit kõrgemal. Et see on see, mida nagu organisatsioonis 2 käega hoida. Me ei saa seda igapäevast tegevust unustada ära, see tuleb iga päev hoida, aga samas teise käega nagu meeles pidada, et tõsta seda uut võimekust, luua seda. Ja jällegi seesama Eisenhower ütleb, et ega need olulised asjad, see uue võimekuse loomine, tema ju ei põle sul laua peal, tema ennast ise ei näita. See on see, mille me jõuga peame tõstma sinna laua peal. Nüüd natukene küsimus sellele, et kes seda peab siis tegema. Meil on tavaline selline juhtimise maatriks, mis ütleb seda, ma ei ole seda legendi siia juurde pannud, aga ütleme, et eesliin teeb 90% oma kätega ja väiksem osa delegeerimisega. Keskastme juhid on siis nii-öelda mängivad treenerid, mängivad kaptenid, kes teevad päris palju ka oma kätega veel, aga päris palju teevad juba läbi delegeerimise ja siis kõrgem juhtimistasand tegelikult hästi paljuski teeb läbi delegeerimise ja väga vähe päriselt oma kätega midagi ära teeb. Nüüd täpselt sama see diagonaalsiit seest jookseb välja tegelikult nendes 2 dimensioonis, mis on see business as usual ehk igapäevatööd ja mis on siis arenguhüpped. Ehk jah, mingi meeskond ja sageli ongi see tippjuhtkond, kes loob uut võimekust ja nende roll on sageli algatada, aga ei saa olla niimoodi, et ainult nemad neid uusi võimekusi loovad, sellepärast et lihtsalt ei teki seda kandevõimet ja organisatsioon niimoodi edasi ei liigu. Peavad olema siin kaasatud ka keskastme juhid ja tegelikult ka eesliin. Ja mis need rollid siis on? Keskastme juhil on pigem, kui kusagilt mingi projektimeeskond või tippjuhtkond algatas mingi arengu, siis keskastme juhi roll on tegelikult see areng juurutada. Ja esmatasandi roll ehk eesliini roll on see areng kasutusele võtta ja anda tegelikult tagasisidet, et kuidas see mõjus. Et jah, kui ma ütlen, et absoluutselt iga inimene organisatsioonis vähemalt pool tundi nädalas peaks astuma korraks sellest in the process ehk protsessis sees olemisest sinna protsessi kohale ja mõelda, et mis tähendus sellel oli, mida ma nüüd jooksva nädala jooksul tegin. Ja mis on see, mida selle juures kas saaks teha teisiti või veel parem hoopis tegemata jätta, sest sellel puudub tähendus, eelmiselt Peter Druckeri sõnade järgi, siis ma usun, et organisatsioon liigub kiiremini edasi. Nüüd sellest, kuidas teie organisatsioonides need asjad siis toimuvad, kas te suudate neid uusi võimekusi luua, küsin ma teie käest 3 küsimust. Ole hea võtta endale paberi ja pliiats kõrvale. Kui te need küsimused olete nüüd minuga koos ekraani peal ära vastanud, siis püüame teid järjekordselt lasta sinna breakout ruumidesse ja siis te saate jällegi arutada, et mis see siis tähendas. Nii, aga sinu meeskond või tegelikult kui võimalik on, siis ka tegelikult kogu sinu firma ja ole hea vasta 3 küsimusele skaalal 1-10 hindena. 10 on see, et väide täielikult kehtib ja 1 on see, et üldse ei kehti. Esimene küsimus, prioriteedid. Ehk meil on õiged
mis tähendab seda, et nad on missiooniga seotud prioriteedid ja meie töötajad saavad kõik ühtemoodi aru, mis meie prioriteedid praegu hetkel on. Mõtle, pane hinne 1-10. Jah, ma saan aru, siin on 2 küsimust koos. Selleks, et sa saaks 10 panna, selle jaoks peavad mõlemad pooled kehtima. Ehk sageli ongi see, et mulle öeldakse selle küsimuse peale, et no jah, meil on kindlasti õiged missiooniga seotud prioriteedid, aga tegelikult teab seda ainult juhtmeeskond ja töötajad küll ei tea, mis meie prioriteet parasjagu on. No sel juhul see hinne ongi paremal juhul 6-7. Sest ellu viib ikkagi see eesliin, mis meil eelmise slaidi peal oli. Nii, teine küsimus. Inimesed. Meil on õiged inimesed, nad on seotud õigete prioriteetidega ja meeskonna arendamine on pidev ja süsteemne tegevus. Esimene pool on lihtne. Õiged inimesed teevad õiget asja õieti. Aga teine pool on ka oluline, et nad oleks ka homme õiged inimesed, sest et maailm meie ümber kogu aeg muutub, me vajame uusi oskuseid ja me peame inimesi ka süsteemselt arendama ja vähemalt toetama seda, et nad ise areneksid. Nii, jälle hinne 1-10, mis su hetkel tunne selles osas on. Ja 3. number ehk suhted. Meeskonna liikmed on pühendunud missioonile ja üksteise edule, mitte status quo ehk enda edule või isiklikul nii-öelda egoole. Ja info liikumine meeskonda sees on üksuste vahel koordineeritud. Ehk me tagame selle, et me mängime ühist mängu. Siin hästi paljuski me juhtumises kasutame selliseid spordinäiteid, et tegelikult ei ole põhimõtteliselt meeskonna mängus ju võimalik, et keegi mängib korvpallimängus nagu suurepäraselt hästi, aga meeskond kaotab ja et siis see, kes ise väga hästi mängis, et sellele siis pandaks nagu medal rinde ja kaela, et kui meeskond kaotab, siis kogu meeskond kaotab. Ehk meil on ühine missioon ja me tagame siis selle, et see meeskonnana toimib ka. Kust need küsimused pärit on? Üks Ameerika Human Resource Institute nimega GH Smart tegelikult alustas hästi paljudest küsimustest, rohkem 600 küsimusest, millega siis hinnata organisatsiooni sellist võimekust enda areng ellu viia, ehk luua uut võimekust, jõuda enda kõrgemale eesmärgile rohkem. Ja nad jõudsid lõpuks nende sama 3 küsimuseni. Ja see taust ongi lihtne. Need 3 hinnet, mis sa said, kõigi maksimum on 10, ehk päris maksimum 10 korda 10 korda 10 on 1000. Korruta need hinded omavahel nüüd läbi ka. Ja siis sa saad siis nii-öelda piltlikult selle sooritusvõime, kui palju organisatsioonis sees olevast ressursist läheb siis selle peale, et tegelikult suudad enda asjad ära teha. Kui see hinne on sul suurusjärgus seal üle 5,5, 5,5-600 vahel, siis ma julgen arvata, et kui sa võtad ette suurusjärgus 10 projekti siin, siis 8-9 nendest suudad sa tegelikult ka ära teha. Ehk organisatsioonil on selgelt võimekus luua, mitte ainult business as usual, tiksuda igaüks omas rollis, nagu eile jooksime, vaid tegelikult luua uusi võimekusi organisatsiooni edasi arendada. Kui su hinne nende 3 hinde korrutisega on kusagil seal 3, 4, 500, siis ma julgen arvata, et teil on organisatsioonis vast äkki mingid initsiatiive, tahaks seda, ehk selle projekti, aga lõpptulemus on see, et 10 projektist 4 saavad nagu tehtud. 3 tükki on need, mida nagu reservatsiooniga võib lugeda tehtuks, mis tähendab seda, et kas saavutatakse kehvem tulemus või läheb see rohkem maksma või võtab aega rohkem või kõik 3 ja 3 jäävad päris unarusse. Ja nüüd, kui sinu see power score, mis sa siin hindasid, ongi näiteks, ma ei tea, 3 korda 3 korda 3, 27, siis ma julgen arvata, et ükskõik millise unistuse sa ette võtad ja millise nii-öelda arengueesmärgi sa võtad, siis tegelikult tehtud päris õnnelikult ei saa nagu midagi ja teatud reservatsioonidega võib-olla 10-st 1,5 saab nagu tehtud enam. Ehk meil on 2 suurt poolt, jah. Ehk meil igal juhul on, et kunagi küll räägiti, et on nagu selline asi nagu strateegiline juhtimine, aga me ütleme, et pigem me vaataks 2 asja, et meil on nii-öelda strateegiline planeerimine ehk eesmärgistamine ja siis meil on ikkagi juhtimine. Ja natukene siis ka võib-olla taustast veel, et kogu minu tänane jutt tegelikult paljuski, kes on juhtide klubi sagedane külaline, siis eelmise aasta lõpus Indrek Maripuu OKR põhimõttest rääkis süvitsi rohkem, ehk siis see on põhimõte, mille ingliskeelne vaste on objective ja key results, objective and key results, mis ütleb seda, et pane endale üks väga selge eesmärk ja siis pane endale, see eesmärk võikski olla pigem nagu loosung.
ja siis tekita sellest eesmärgist või sõnasta väga täpselt talle nii-öelda võtmetulemused. Ehk see on siis jällegi see definition of done. Ehk mis on see, mis tõestab seda, et me liigume õiges suunas ja mis on see, mis tõestab seda, et me oleme õigesse kohta kohale jõudnud. Ja minu tänane mõte ongi natukene sellele väga süvitsi hästi läinud OKR põhimõttel anda see natukene laiemat raamistikku. Ehk kuhu see OKR siis läheb. Ja OKR sobib väga hästi isejuhtimisse, juhtimisse läbi eesmärkide, ta ei sobi autokraatsesse organisatsiooni, ta ei sobi mikromanageerimisse, ta ei sobi tegelikult isegi tulemusjuhtimisorganisatsiooni mitte. Et ta pigem on selline hästi kaasaegse, natukene siis holistilise organisatsiooni märk, kus on palju nii-öelda isejuhtivaid inimesi, kes ikkagi töötavad nagu ühe missiooni põhjal ja alusel. Nii, mis siin eesmärgistamisel siis on? Meil see lause oli juba, et eesmärgisjuhtimine on suunata enda meeskonna suurepärasele tulemusele. Ja see suurepärane tulemus, see Everesti tipp siin taga siis peaks olema. Seda Everesti külge mööda, mis natukene minema hakkame. Juba natukene ütlesin ka seda, et see lokaliseerimine on oluline. Iga see pikk teekond ka Everesti otsa, ka füüsiliselt Everesti otsa. Tähendab seda, et see iga teekond algab sammudest ja kuni need sammud ei ole ühe konkreetse inimese kalendrist, siin ei juhtu mitte kõige vähematki. Ehk meie küsimus on see nii-öelda ajaline lokaliseerimine, kuidas tükeldada pikk eesmärk perioodi fookusteks, et me saaksime aru, millega me tegeleme, et meil kõigil oleks ühine fookus, seda tõite ka välja, et kuidas see ühist fookust nagu leida, ühist prioriteeti leida, sest kui inimestel on erinevad prioriteedid, siis nad kipuvad üksteist segama, mitte toetama, vaid segama. Ja teine on see, et kuidas jagada siis nii-öelda ruumiline kogu firma üksused ja inimesed. Ja see ongi see, millele ma soovitan mõelda, et kas sinu meeskonna iga liige saab nädala lõpus öelda, kui palju ta aitas organisatsioonis suure eesmärgi saavutamise nimel kaasa või ei aidanud. Et see on jällegi see, mis ma ütlesin, et inimest motiveerivad 3 asja, autonoomusus, meisterlikkus, aga 3 on tähendus. Kuidas minu tegevus aitas selle tähenduse missiooni täitmisele kaasa. Nii, ehk siit siis natukene seda põhimõtet, kuidas me liigume. Ja ta on selline tänapäeva põhimõte ja agiilne põhimõte. Me veel eelmisel, imelik öelda, eelmisel sajandil, eelmisel aastatuhandel tahtsime teha hästi pikki plaane, aga tegelikult tänases meil ei ole mitte kellelgi seda teadmist, ehk kuidas see suur asi siis korraga ära teha ja me liigume samm-sammult. Ja enamasti meil ei ole ka ressursse, et see täislahendusega välja tulla. Et siin on, ma arvan, et teile paljudegi tuntud selline auto ehitamise lahendus. Meil on 2 varianti. Kas ehitada siis kõigepealt valmis 1 ratas, anda see kliendi kätte, klient ütleb, see ei ole see, anda 2 ratast koos, siis piltlikult siis selle sillaga seal vahepeal klient ütleb, siis anda mingi karka sinna ümber, aga rooli veel ei ole, ja siis lõpuks jõuda autoni, aga klient on selle 3 ebaõnnestunud sammuga juba nii väsinud, et ta nagu ei tahagi enam seda 3., 4. varianti oodata. Ja miks me räägime kliendist, tegelikult ka meie enda töötajad ei jõua neid vahepealseid variante üle elada, sest meie juhina arvan, et meil on see suur helge tulevik, see suur ilus auto seal kusagilt olemas, lihtsalt kannatage need lokisevad rattad ja ilma mootorid ja roolite autod vahepeal ära. Ja hea maailm on siis see, et ma lähen kohe kasutatava lahenduse juurde, ma arvan, siis see on see tarkvaramaailmas MVP, minimum viable product, minimaalse kasutatava asja, liiklusvahendina ilmselt üks minimaalseid asju on rula, mis on lihtsalt ühendatud rattad, ei ole seal rooli ega midagi muud sellist ja juba klient saab edasi liikuda natukene. Panen sinna lenksu juurde, panen sinna pedaalid juurde, panen mootoriga külge ja lõpuks teen 2 rattast 4 rattast ja klient on kogu aeg õnnelik, sest et ta on kogu aeg saanud natukene rohkem liikuda, natukene edasi liikuda. Nii et see on see põhimõte, mida me üritame hoida siis nii-öelda sellest agiilsest maailmast, et võtta enda erinevad tegevused, järgi on see, et kuidas me jõuame asjad tehtud. Me jõuame asjad tehtud siis, kui need asjad omavad sel hetkel kõige suuremat tähendust. Me teeme neid lühikesse sprintidena ja nad eeldatavasti jõuavad siis kohale sellisesse kohta, mis on nii-öelda kliendile kätte viidav või vähemalt lõpptulemust saavutav. Et me saame testida, kas veereb või ei veere. Rula puhul me saame testida, kas veereb, selle 1 ratta puhul me ei saa veereda või testida. Ja agiilses maailmas see nii-öelda
iga sprindi valimine käib siis selle 2 telje pealt, et kui suur on mõju ja kui väike on pingutus, eks see low hanging fruits, kõige madalamad viljad, mis kõige rohkemat mõju annavad, need me võtame esimesena ära ja siis vaatame, mis on juhtunud, mis mõju on olnud. Nii et see on selline eesmärgistamise põhiline mõte. Mis see organisatsioonis siis tähendab? Meil see Everesti tipp on siin olemas ja Everestile minnakse ikka niimoodi, et liigutakse siis ühe päeva, ühe nädala, meil on kusagil baaslaagrid. Organisatsiooni juhtimist tähendab seda, et meil on siis mõiste nimega BHAG ehk Big Hesitating Audacious Goal ehk suur heidutavalt julge eesmärk, mis võibki olla siis mõne inimese jaoks Everest, et kananaha võtab ihule, kui saaks kunagi seal elu sees ära käidud, selle saavutamise tõenäosus on ka siis, kui ma enda eluviisi ja treeningplaani ja kõike muudan, siis on ka selle jõustamise tõenäosus pigem 60-70%, aga ei ole alla 30%. Et siis, kui ma muudaks enda käitumisstiili siis. Ja sama on ka organisatsioonis, kas meil on see üks innustav suur kas Põhjanael või Everesti tipp, mis siis on see, kui inimesed lähevad sinna pakilisse keeristormi ära ja on väsinud ja nii edasi, millega tõsta siis inimeste motivatsioon üles, kuule, meie tähendus, meie Põhjanael, kuhu suunas me peame minema, see on seal, tõstke pead üles, ärge laske nina norgu ja hakake liikuma. Kuni seda ei ole, seni inimesi mobiliseerida on väga keerukas. Kui see on olemas ja kõnetab ja inimesi motiveerib, siis saab hakata liikuma. Siis tuleb sellest unistusest teha tegevuskava ja tegevuskava sageli on see, et kui meil see BHAG on sageli veel mõned aastad tagasi nimetatud ikkagi 10 aasta peale, tänapäeva maailm läheb järjest lühemaks, võib-olla osad organisatsioonid settivad ka 5 või 3 aasta peale. Aga siin meie oleme ka ettevõttes sättinud ikkagi see, et on 3-5 aasta vahesihid. 3-5 aastat on meie jaoks see, kui me räägime äriorganisatsioonist, kus organisatsioon võiks olla enda tegevusmahu 2-kordistanud ehk olla 2 korda suurem. Enda ärimahult, enda toimimiselt, võib-olla inimeste arvult, klientide arvult. Mis on siis see, Everesti ronimisel siis see vahebaaslaager, kus peab olema siis nii palju telki, nii palju toitu, nii palju hapnikku, mis meie võimekused peavad olema selleks hetkeks, et me saaks olla 2-kordsed. Ja sealt tekib aasta eesmärk, mis on selle aasta fookus, mis me selle aastaga ära teeme, ja sealt tekivad 90 päeva prioriteedid. Et kui esimene küsimus ka sellel PowerScore'i küsimusel oli see, kas meil on õiged missiooniga seotud prioriteedid, siis me soovitame hästi palju seda kaskaadi, et mõtle siis sealt tagantpoolt ettepoole selleks, et 10 aasta pärast su missiooni väljendav eesmärk oleks see, mis on su vahesammud 2-kordistumine, mis on vahesamm aasta ja tegevuskava hakka looma 90 päeva peale. Seesama tõukeratas, et ära kohe tegevuskava tee nagu auto peale, vaid tegevuskava tee tõukeratta peale, sest me ei tea, mis see mõju vahepeal on olnud. Ja nüüd nooled siin kõik praegu on liikunud ülevalt alla. Ja nüüd hea on see, kui see viimane nool liigub alt ülesse. Ehk me organisatsioonina küll ütleme, mis me 90 päevaga tahame saavutada, aga siis on hea küsida inimeste käest, kuidas sina lisaks sellele igapäevasele pakilisele business as usual, mis enne oli sinine joon, kuidas sa selles punases arenguhüppes arvad, et sina saaksid panustada. Minu isiklikud kogemused juhina on valdavalt edukad, väga edukad nende inimestega, kes ise tulevad minu juurde, ütlevad, kuule Jauno, ma tahaks seda asja teha, seda asja eest vedada. Vastasel juhul mina lohistan teda kuhugile. Samamoodi pigem on see, et kui ma hakkan kvartalit eesmärgistama, siis ma vasakule poolele, kas juhtmeeskonna kirjutan see, mis peab tehtud saama ja siis paremalt otsin, kes on kõige parem ressurss seda ära tegema. Niipea, kui ma olen vastupidi tegema, et ma kirjutan vasakule poole need inimesed, kes mul olemas on, siis üritan neile tööülesandeid välja mõelda. Jälle ma olen tupikus omadega tegelikult. Siis on Sotsiaalhoolekandeamet selle asja nimetus. Nii, kuidas seda siis teha? Selle jaoks, et see meeskond meil ühel lehel oleks, selle jaoks on hea, kui see füüsiliselt see leht olemas on, me oleme ise selle täitnud ja sellest samas kiire kasva organisatsiooni metoodikas on selline tööriist nimega One Page Strategy Plan ehk strateegia ühel lehel. Ja see jaguneb suurteks osadeks. Meil on siin esimene suur plokk, mis ongi siis iseloomustab seda Everesti tippu, mis algab tegelikult peale meie väärtustest ja tõesti sellest suurest missioonist. Ja siin all on ka siis strateegiakool ja see suur Everesti tipp. Ja selle pealt järgmine pool on siis see meie fookus, mis on 1 aasta ja 1 kvartali pool.
ja kvartali need samas OKR-i põhimõttel meil on kvartali teema ehk objective ja key results ehk siis nii-öelda peamised võttulemused, mis kinnitavad meile seda, et me oleme kohale jõudnud. Ja nüüd tekib viimane veerg ehk panus. Kui ka väga suurtes organisatsioonides see on kasutuses, mina ise olen seda põhja Eestis juurutanud kõige väiksemalt 10 liikmega organisatsioonis, aga ütleme, et maailmas seda kasutab ka Google. Ja võrdlemisi universaalne töövahend ehk esimesed 3+3 veergu on kogu firmal ühised kõigil üksustel ja viimane veerg on nüüd see, mida siis iga inimene ja iga üksus läheb endale kirjeldama. Nii et jah, põhimõte on see, et eesmärgid tulevad ülevalt alla, tegevuskavad tulevad pigem alt ülesse ja hea, kui nad enda panusena. Siin lehe peal, jah, ja siin on see joonis ka nii-öelda, et see connected company mõiste, kus ülevalt alla, alt ülesse tekivad see alignment ehk joondamine, kuidas mina kuhugule panustan. Siin lehe peal on palju asju veel, siin on kontrolli teema, mis on balance scorecardist, siin on trendid, tugevused, nõrkused, tõesti hästi palju mõtteid ühel lehel, aga siia juurde ei lähe, vaid toon ühe praktilise näite. Ehk kuidas siis joondada? Meil on kusagil Ameerika jalgpallis siis üks meeskond, mille suur eesmärk on olla edukaim meeskond. Ja ehk see on objective. Selle key result'id on see, et mis tõestab seda, et me oleme edukaim meeskond. Punkt 1 tuleb Super Bowl võita, punkt 2 tuleb tagada staadioni täituvus. Me oleme sportlikult kõige edukam ja me oleme äriliselt kõige edukam. See tähendab selle, et me oleme kõige edukam meeskond. See on see, mis juhtmeeskonna laua taga ära otsustatakse. Juhtmeeskond läheb enda alammeeskondadesse, need alammeeskonnad on siis tegelikult spordipeatreener ja nii-öelda administratiivjuhtimine ehk müügidirektor, kes ütleb nii, mina võtsin organisatsiooni eesmärgist selle eesmärki võita Super Bowl, see on minu objective. Ja minu key result'id on suuta rünnata, suuta kaitsta, suuta palli vahetada. Müügi poole peal jällegi on see, minu objektiiv on suuta tagada parim täituvus staadionil, seda tõestab või seda nii-öelda sambad, millele see toetub, on piisavalt head mängijad, piisav meedia, piisav promomine ja sealt minnakse siis liin edasi, kuni me jõuame siis eesliini välja, kust tulevadki siis tegevused, ega tegevusi kusagalt mujalt väga ei tule. Nii et see selline piltlik näide võib-olla, kuidas see organisatsioon peaks liikuma. Nüüd me jõuame inimese juurde ja jõuame siin inimese juurde siis rolli tulemuskaardina. Me ei poolda pikki ametijuhendeid. Me pooldame nii-öelda kas edujuhendit ehk job scorecard'i ehk rolli tulemuskaarti. Ja see on siis jällegi sellise isejuhtimise üks aluseid, mis ütleb seda, et inimesel on küll tema üksus ehk meeskond, tal on tema kirjeldatud roll. Rollil on missioon, sellel rollil on otsustusõigus, sest inimene ei saa vastutust võtta, kui tal volitusi ei ole. Ja nüüd on siin esimene pool ehk tema vastutusvaldkonnad ja tema mõõdikud, mis ta siis jooksvalt teeb. Ehk see tema business as usual. Ka see, et mis taseme mängija ta on, pigem selline üks-ühe vestluste tulemusena. See on teema, mis jällegi vääriks 2-3 tunnist töötuba, mida mu kolleeg Empowermentis Toomas Soosaar Kaubandus-Tööstuskojas ka mõned kuud tagasi tegi. Mina jooksin sellest kiiremini läbi. Aga siin on oluline see, me mäletame, meil oli sinine ala ehk business as usual ja punane ehk arengud ja ühel inimesel tekivad ka siit arengud. Kui minu eesmärk on siin müügiinimesena suuta teha piisavalt palju uusi kontakte, suuta neid close ida piisavalt palju, suuta tagada ka nii-öelda tehingute jätkuvus ja kliendi rahulolu, siis ma siit valin ka võib-olla kvartali lõikes iseenda jaoks välja, kuidas olla iseenda rollis parem. See ei ole seotud organisatsiooniga otseselt, vaid see on seotud minu business as usual ja minu rolliga. Kuidas mina arenen enda rollis. Ja siit panen enda arengu eesmärgi. Kuidas mina enda rollis, enda vastutusvaldkonnas ühel real saaksin olla parem. Siis on järgmine plokk siin juures, siin on punane sinine veel korra meil juures, siis tuleb firma kokku selle kaskaadiga, mis ma siin eelmisel lehel näitasin, et firma tervikuna tahaks olla parim meeskond, võita Super Bowl ja tagada suur täituvus, mis on minu panus firma arengu eesmärki. See tuli meil sellest One Page Strategy Plani firma sellest panusest ka. Ja nüüd lisaks võib olla ka see, et ikkagi ka mitte ainult mina iseenda rollis
ei ole kusagilt parem, vaid mina olen müügimees, aga mul on ka terve müügiüksus ja ka müügiüksusel võib olla mingi arengu eesmärk. Nimelt sellele business as usual'ile võib olla tegelikult 3 erinevat dimensiooni selliseid arengu eesmärke. Üks mina personaalselt, teine minu meeskond, 3. minu panus firma sellisesse selle perioodi kvartali fookusesse. Et jällegi, kui ma olen ka eesliinil, siis mul neid arengukohti on päris palju. Nii, ja see on see koht, kus jällegi küsida teie käest, et kuidas teie organisatsioonides tükeldatakse pikka eesmärki, kuidas on jagatud inimeste rollide vahel ja kuidas inimene nädala lõpus saab öelda, kas ta iseenda rollis oli parem ja kas ta aitas organisatsiooni sellele Everesti tipule siin lähemale. Et proovime rääkida jälle. Okei. Ma korra siit väga suur aitäh ja mind kõnetas see esimene just, et meil ei olegi suurt eesmärki ja olen mitme organisatsiooniga töötanud just sellises faasis, kus kas või see, et on, ma ei tea, 3-4 omanikku või tippjuhtkond 5-6 inimesest ja tegutsetakse kogu aeg see business as usual selle nii-öelda igapäevasena. Aga seda suurt eesmärki ei olegi omavahel räägitud. Ja siis tuleb mu juurde ükskõik kas omanik või juhtmeeskonna liige ja ütleb, et kuule, ma ei tea, et nende sellidega alguses oli jube mõnus, et õlg-õla kõrval paned teed enne, tundsin teiste energiat ja mul on praegu siuke tunne, et nad töötavad mu vastu. Ja siis ma olen küsinud, et kuule, et aga millal te viimati rääkisite, et mis teie unistus on, et kuhu te jõuda tahate? Ei ole ikka päris tükk aega pole rääkinud, 5 aastat tagasi vist viimati rääkisime. Ja siis ongi luik hauga vähk, tegelikult ühe unistus on ühes kohas, teise on teises kohas ja kõik tunnevad siuke, et ülejäänud tüübid töötavad mu vastu täiesti. Aga täiesti eestlaslikult igaks juhuks omavahel räägite, mis on inimeste ootused. Et ma väga soovitan nendest ootustest ja unistust rääkida, et ühelt poolt annan selle tähenduse ja sära ja teiselt poolt väldib ka seda kommunikatsioonihäiret, et igaüks tirib justkui oma suunas. Ma ei pea luik hauga vähkidel ümber jutustama hakkama, aga see on väga realistlik ja realistlik organisatsioonides, kus käive on 50 miljonit eurot aastas. Ma küsin vahele, et kui pikkadest eesmärkidest peaks rääkima, kui ma räägiks võib-olla 2-3 aastat plaanidest, et võib-olla see tekitab stressi pigem. Ei, tegevusplaane ja mitte. Nii nagu mul siin natuke on tagapool see slaid oli, need slaidite pärast saate ja soovi korral, kui te mu poole pöördute, saate ka töölehti. Aga see One Page Strategy Plan oligi see, et tegelikult see kaugem eesmärk ehk mis on meie suur Everesti tipp ehk meie missioon, see on 10 aasta peale, aga see on eesmärk, see ei ole tegevusplaan. See meie võimekus, mis me peame looma selleks, et olla harimanud 2-kordsed, on ka pigem selline 3-5 aastat, aga jällegi see on võimekus. Meil peab olema Norras enda esindus, meil peab olema selline toode, mis juba annab lisaks 1-kordsetele tehingutele ka jooksvat kuutasu või litsentsitasu, me oleme muutunud tootest platvormiks näiteks, mingid sellist tüüpi võimekused. Ja aasta on ka see, kuhu pannakse ainult sellised eesmärgid, aga tegevusfookus jällegi soovitan mitte panna pikemaks kui kvartal, sellepärast, et lihtsalt maailm meie ümber muutub nii palju. Ja me ei pühi ühes fookuses siis, kui meil on pikem kui kvartal, nii et ikkagi tegevusplaanid mitte pikem kui kvartal. Aga see unistus, kuhu me tahame minna, sest jällegi, mis ma enne ütlesin, 1-aastane eesmärk ei loo tähendust. See tähendus tuleb ikkagi 3+ aastast. Mis on meie mõju ühiskonnale, mis on see meie positsioon, mis me oleme ära teinud. Jällegi natukene vihjeid andes me mõnikord tulemegi nende juhtmeeskonna liikmetega kokku ja ütleme, et vaata, praegu ei ole mitte aasta 2021, vaid praegu on, mis ta siis täna meil on, 19. jaanuar 2000, võtame näiteks 2026. Sinu firma on teinud midagi nii erakordset, et selle üle ei ole uhke mitte ainult sina ja sinu töötajad ja õnnelikult sinu kliendid, vaid see tegelikult on avaldanud ühiskonnas sellist mõju, et sellest ilmub mingi väljakande esikaane lugu. Ole hea, kirjuta see esikaane lugu. Selline tuleviku kirjeldamine, mis meie unistus siis on. Ja sealt on omad metoodikad, kuidas see ratsionaliseerima hakata, et kus me oleme, mida me teeme, kuidas me seespoolt välja näeme, milline meie kultuur on, mis meie protsessid on. Aga just selline koos unistamine.
ja tulevad sellega päris hästi toime ka need tõsised ärimehed, kes viimati, ma ei tea, mis klassis enda koolikirjandiga väga vaevaliselt hakkama said ja ütlesid, et nemad rohkem kui 3-fraasilisi lauseid kunagi ei kirjuta, aga tulevad selle unistuste kirjatööga toime küll. Et laseme selle natukene liikuda lennata, sest et muidu ei ole asjadel tähendust. Nii, aga ma liiguks natukene edasi. Kui ei ole nüüd ühte gruppi, kes tahab veel aktiivselt jagada enda mõtteid, ideid. Nii, lähen elluviimise juurde. Ja siin teie poolt mainitud ongi, et jah, üks, teine ja kolmas asi on, aga elluviimise taha jäävad asjad kinni. Et need arutelud, mis praegu tulid nii Kerli kui mul teiselt poolt Krista käest, natuke nagu ilusti toetavad ja põhjendavad minu järgmist slaidipakki. Ja me oleme ise pannud sellise valemi, et tegelikult tulemus võrdub fookus, korda rutiin, korda distsipliin. Ehk fookus on eesmärk. Rutiin on see, et me oleme vähemalt planeerinud endale selle südame rütmi, et mismoodi me püsime. Või ma ei tea, ma tahan jällegi sinna Everesti otsa ronida, ma pean ju mingi treeninggraafikud neile panema. Aga distsipliin on kõige olulisem, sellepärast et see, et mul see treeninggraafik kalendris on, ega see ei taga seda, et kuule, täna läks sulaks jälle, ma täna küll trenni ei lähe või oi, see jube pakiline asi on, tead, see tuleks praegu ära teha. Ehk me ei püsi distsipliinis. Meil tuleb neid pakilisi asju ja muid takistusi ja põhjendusi nii palju vahel, et me ei püsi lihtsalt distsipliinis. Ja jällegi tulemust ei tule. Ja siia juurde siis see põhimõte veel, ehk see learning by doing ehk Demmingi ring. Harvardi professor on öelnud, et tema on näinud rohkem kui 5000 äriplaani, aga ainult 3 neist on realiseerunud päris esialgsel moel. Kõik ülejäänud on töö käigus päris palju muutunud. Et protsent on arvestamisväärne. Et me peame enda elluviimises siis planeerima ja arvestama need asjad. Kuidas seda siis teha? Ehk jällegi sama Everesti tipp. Ja nüüd ma siis pakun teile sellist koosolekute kaskaadi. Te võite kohe öelda selle peale, et oi jumal, nii palju koosolekuid tuleb siia ekraani peale, siis me ainult koosolekuid peamegi. Ei, tegelikult ei ole. Kui nende koosolekute rütmi mööda liikuda, siis reeglina koosolekutega üldine juhtimise koormus 20–50% juhil väheneb. Lihtsalt me teeme õigel ajal õigeid asju, hoiame üksteist sünkroonis ja me ei lase asju hapuks, sest sageli öeldakse küll seda, et inimestel ei ole aega selleks, et teha mingit asja, mis töötab, küll aga neil on metsikult palju aega selleks, et lappida neid vigu, mis tagantjärgi tekivad. Niisiis, soovituste pakett. Ehk esimene asi, mis sõltuvalt organisatsioonist, kõik me teame, et kusagil on daily stand-up'id, eriti tootmises, mis töötavad vahetustega 24/7, siis üks vahetus annab teisele üle, või nagu selline päevastart meeskonnas, kus võivad meil täna hoida vastastikused sõltuvused, ta väga selgelt on stand-up ehk 5 minutit püsti jalu. Mis ma sellega tagan? Tagan selle, et mul ei tule keegi segama, mul ei sõida, ma ei tea, 11:30 ei sõida minu laua juurde keegi sisse, ütleb, kuule, mul oleks seda asja juba, oota, saad sa hetkeks? Ehk see hetkeks, kui pikalt võtab ta meie tähelepanu ära, öeldakse, ühe hetke katkestus võib meie tegeliku, meil see tagasi tulemine ehk taastumine sellesse mõttefaasi, kus me olime süvenenud töö juures, võib võtta 20–40 minutit. Ei ole see üks hetk 30 sekundit, ma küsin, vaid see on 10 minutites. Kui ma ütlen hommikul ära, kuule, ma tahaks tänase päeva jooksul sinu käest midagi, milline aeg on, mille me kokku lepime, millal sa mu käest mulle midagi annad, siis me tegelikult väldime seda hakkimist ja tükeldamist. Nii, nädala koosolek. Ehk nädala koosolek on see, millest ma pärast räägin ka täpsemalt, sellepärast, et minu jaoks on see mängu täiesti fundamentaalne alus. Aga oluline on ka see, et hoida meeskonna fookust, eemaldada suuremad takistused. Ehk korvpalli keeles on see minutine time-out või veerandaja vaheline vestlus treeneri meeskond. See on see koht, kus tegelikult mäng ära tehakse. Nii, monthly review, kuu ülevaade. Meil, nagu teada oli, kvartalid olid siis eesmärgid olid kvartali lõikes. Küll aga, ja siis korvpalli keeles ka, meil on mängude vahelised. Meil on võib-olla ühes linnas on 4 mängu, järgmises linnas on teised 4 mängu, aga vahepeal meil on ühest piirkonnast teise liikumine ja me oleme küll ühes liigas, üks mängude sessioon käib ja punktid liiguvad täpselt samast moodi edasi, aga meil on aeg nagu hetkel korraks astuda samma kaugemale
higi maha pestud, natukene aega trenni teha ja see on siis see kuu ülevaade. Ehk ja paljuski see õppimisega ülevaade, kuu ülevaate põhiline küsimus on see, mida ma teeks teisiti, kui ma oleks täna pooltki nii tark või kui ma oleks kuu aega tagasi olnud pooltki nii tark, kui ma täna olen. Ehk ma olen mingid õppetundi saanud ja sealt siis nagu õppimist leida. Kuna me oleme, minu põlvkond vähemalt käinud selles nii-öelda karistavas koolis, kus vigu ei tohtinud teha, siis me ei taha nagu tunnistada seda, et midagi oli õppida. Me tahaks kogu aeg deklareerida, kui targad, tublid ja õigesti me kõike tegime. Ja see on meie meelelaadis nagu väga suur muutus tunnistada, et kuule, see oleks olnud oli õppimiskoht. Selle ma võtaks kaasa, seda ma teeks järgmine periood teisiti. Sest siis ma ju tunnistan, et ma tegin midagi valesti. Aga see on nüüd see avatud kultuuri loomine, et ma suudaks ise mõtestada, mida ma saaks enda töödes teha teistmoodi. Nii, ja kvartali planeerimist me oleme juba rääkinud, et korra kvartalis siis teha see kvartali planeerimiskoosolek. Ja siis ka aasta planeerimiskoosolek. Kvartal annab selle tegevuse eesmärgid ja tegevusplaanid ja fookuse. Aasta annab pikema perioodi fookuse, aga sinna ei tule veel tegevusplaani juurde. Siia kõrvale sageli tuleb selline asi nagu advisory board ehk keegi, kes vaatab kastist väljast. Mina kui juhtimiskonsultant sageli olen see nii-öelda kõrvalt tugiisik, kes räägib, mis mujal toimub. Mingil määral on teravora, kes sunnib, et kuule, te olete oma mullis kuidagi läinud natukene nihkesse ära. Ehk mingi organisatsioonist väljas olev selline ülejäänud maailmaga, sest organisatsioon tahes-tahtmata läheb enda mulli mingil moel sisse ära. Nii, esimene on üks asi veel, ehk soovitame üle nädala, aga sõltuvalt rollist ka võib-olla 3 nädala, 4 nädala tagant, üks-ühele vestlused juhi ja tema alluva vahel, sellepärast, et minu väga selge põhimõte jällegi korvpallikeelest on see, nädala koosolek on see, kus ei räägita oma toolist. Ükski mängija korvpalliminutist time-out'is ei hakka rääkima sellest, et tema ketsid hõõruvad. Seal räägitakse meeskonnamängust ehk lauast, mis on meie vahel. Aga nüüd selle jaoks, et inimesed ka oleks fookuses, inimesed ise oleks terved, motiveeritud, selle jaoks on vaja üks-ühele vestluseid. Et nii lihtne see just nagu ongi. Ja teie loal, kuna teil on mikrofonid kinni, te ei saa mind segada, lähen ma nädala koosoleku juurde. Ehk see ongi see, kus siis mäng käima läheb. Me võime teha mis iganes mänguplaane, strateegiaid. Juhtimine on sport. Juhtimine on sport, kus loetakse mänge. Juhtimine on meeskonnasport, mida tehakse koos. Juhtimine on kontaktsport, kus ollakse tegelikult nii-öelda reaalsuse vastasvõistkonnaga rinnutsi koos. Ehk mingid mõtteid siit juurest. Esimene on see, et inimesed üldse mängivad teistmoodi, kui on ihaldatav ja võidetav mäng. Ehk sellest Everettist tipust ja tähendusest me oleme päris paljuski rääkinud. Kui seda ei ole, kui see mäng ei ole ihaldatav ja kui see ei ole realistlikult võidetav, siis on selline jalgade järel lohistamine. Ja punktide lugemine peaks siis selgelt olema. Selle jaoks, et punkte lugeda, on vaja tulemustablood. Me pakume sageli välja sellist tulemustablood. Ma spetsiaalselt ei räägi teile päris detailselt töövahenditest, sest töövahendid on, ma pigem annan selle nagu skillseti ja mindseti. Aga paljuski sellist tulemustablood, kus inimesed ise hindavad ja hindavad kindlustunnet, kui suur on minu kindlustunne skaalal 1-10, et minu eesmärk, minu reaalolev eesmärk, mis on minu vastutada, saab perioodi lõpuks, ehk sageli kvartali lõpuks täidetud. Miks isiklik kindlustunne? Meil on ju kõik võimalikud BI ja AI ja kõik muud nagu mootorid asjad olemas, mis suudavad meil metsikult palju igasuguseid graafikuid ja jooniseid ja prognoose tekitada. BI sageli ei tea, mis on minu plaanid, mida ma kavatsen teha ja AI sageli ei vastuta minu eest. Vähemalt ma ei ole näinud ühtegi. Mis tähendab seda, kui ma ise meeskonnale luban, minu kindlustunne täna 19. jaanuaril on see, et kvartali lõpuks 9 punkti 10 saab minu asi see konkreetne rida, mis minu vastutuses on, saab tehtud, siis mina panen ennast sinna taha. Nii et jah, neid numbreid ja neid ridu hoiame nii väikselt ja nii vähesena korvpallimängus ka. Tulemustablool on 3 numbrit ainult. Esimene number on mänguseis, teine on vigade arv, 3 on aeg. Et neid asju nii-öelda personaalselt update'ida ei ole suur. Ja 3 on selle sama õppimine. Ehk me selle iganädalase mänguga ja sealt nagu vaheetappidena püüame nädala käigus mängu muuta
ja siin on mitmeid, Andre Agassi oli vist tennisist, kes ütles seda, et ma olen nagu mänginud nii palju, et mind võidud väga ei köidagi enam, ei vaimusta mind mind kõige rohkem vaimustavad need mängud, kus ma iseenda ja tennise kohta midagi õpin. Sometimes you win, sometimes you lose, always learn. Ja niisugune kaisen kohal olemine, pidev parandamine on see, mis jälle see nädala koosolek toetab. Jällegi, tulemus võrdub fookus, rutiin, distsipliin, nädala koosolek aitab distsipliini hoida. Ehk nädala koosoleku eesmärk sellisel moel, nagu ma seda pakun ja paljudes firmades rakendunud oleme, on see korvpalliminutuses time-out'is vaadatakse üle, mis on mängu seis, mis on eesmärk, et kõik ikka mäletavad, mis eesmärk on, sest korvpallis mõnikord ei ole eesmärk võita, vaid mõnikord, kui on seis viigiline, tuleb võita vähemalt 4 punktiga. Et lihtsalt see, et kuule, me oleme ees, stopp, 1 punktiga võitmine ei aitaks meid, me peame 4 punktiga vähemalt võitma. Teine on see, et me juhime reaalselt mängu, me ei lase asjadel oma rütmis veereda. Ma olen võrdlemisi kriitiline juhtmeeskonna koosolekute üle, kus inimesed tulevad, räägivad midagi ja siis ma küsin, aga mis oli teie otsus, millega te mängukäiku muudate? Ei, tegelikult ma ennem koosolekut juba teadsin, mis ma järgmisel nädal teen. Siis ma küsin, aga kuule, miks te kokku tulite üldse? Et ei ole mõtet kokku tulla, on mõtet kokku tulla siis, kui me otsime avatult koos ühe mõistkonnana, mis vajab kas siis korrigeerimist või siis võimendamist, sest eelmisel nädal läks nii hästi. Me koos saame aru, kus võiks nädala fookus olla ja me koos otsustame, kes mida millal teeb ja me tegeleme pigem õppimise parandamise protsessiga. Hästi kiiresti see, mis nädala koosolek ei ole, ma olen natukene rääkinud sellest, me võiks isejuhtivas organisatsioonis, kus iga inimene ise vastutab, mitte tegeleda task management'ina, kuule, mis on tehtud, mis on tegemata. Me võiks mitte tegeleda asjadega, mis on nii-öelda ühe inimese roll, sest et selle jaoks meil on üks ühele vestlused ja ülejäänud inimesed igavleks selles osas või ka mis iganes nii-öelda ainult 2 inimest puudutavad teemad, sest jällegi ülejäänud igavlevad nemad mõjutada ei saa. Ja samamoodi korvpallis me ei aruta minutusest time-out'ist seda, et kuule, me peaks üldse mingid rollid ja kombinatsioonid ümber arutama, me peaks värgama üldse ühe võõrlegionäri veel juurde või üldse mängima teises liigas. Täpselt samamoodi ei tohiks seda teha firma nädala koosolekul, et selle jaoks on eraldi nii-öelda governance ja haldusala meeting. Ja üldsegi ei peaks arutama neid asju, mis ei ole seotud kvartali prioriteetidega. Et sageli istudes nädala koosolekul ma kõiki neid teemasid kohtan. Nii, nädala koosolek. Selleks, et üks asi õnnestuks, tuleks teha eeltöö ära. Eeltööna soovitan personaalse vastutusena mõnda asja. Esimene personaalne vastutus on staatusraport. Ehk iseenda jaoks läbi kirjutada, mis olid eelmise nädala nii-öelda suurimad õnnestumised, suurimad ebaõnnestumised, mis on see, mida ma ise arvan, et ma võiks muuta, mis on suured kivid, mida ma järgmisel nädalal kavatsen teha, mis on vastastikused sõltuvused. Ehk korraks astuda enda kastist välja ja informeerida teisi. Iseendale mõtestamine, minu jaoks tähtsam isegi kui teiste info jagamine, aga ka see on oluline. Teine on siis see, et minu vastutusridade hindamine, ehk kui suur on minu kindlustunne, et ma selle konkreetse vastutusrida ära teen, ehk see mänguseisu raporteerimine ja eelmise nädala otsuste mõjust õppimine. Vastastikune vastutus, me mängime ühist mängu. Ma peaks ennem koosolekut tutvuma ka teistest raportitega. Ma näen, mida teised on plaani võtnud, ma näen sealt vastastikused sõltuvused, sest muidu me jääme koosoleku laua taga üksteisele enda ajalehti ette lugema. See aeg oli Eestis üle 150 aasta tagasi, kus tuldi ühe targa juurde kokku, kes luges teistele ajalehti ette. Me oskame kõik lugeda, kirjutage üles, mis oluline on, tehke teistele kättesaadavaks, nad oskavad ise lugeda, tehke kättesaadavaks. Ja teine on siis nii-öelda teiste võtmetulemuste ülevaatamine. Ehk kui me näiteks Piretiga mängiks ühist mängu, tema on enda võtmetulemuse reale kirjutanud 9 punkti 10, kindlasti teen kvartali lõpuks ära. Aga minu vastutus on see, kuna see on meil ühine mäng, öelda, et kuule, mille järgi sa täna paned 9 punkti 10, ma ei näe mingit mõju, mis on praegu toimunud, ma ei näe su tegevusi, ma ei näe su tegevuskohas midagi, ma ei usu. Ma tõstan kollase lipu üles öelda, et ma tahaks sellest arutada, ma tahaks seda rohkem näha. See on minu õigus nii-öelda meeskonna liikmena. Teine võimalus on see, et Piret küll deklareerib, et sellega on nii metsas 3 punkti 10 täna, et me seda üldse saavutame, ütlen, et kuule, ma usun küll, võib-olla isegi natuke rohkem, võib-olla 4 punkti 10 seda kindlustunne, aga see ei ole rahuldav. Me peaks arutama, kuidas seda tõenäosust nädala või 2, kuidas mängukäiku muuta,
sest korvpallimeeskond, kuna ta on esimese veerandajaga jäänud 10 punktiga maha, siis ei saa mehed hakata või naised naiskonnas ketsi järel lohistama, et kuule, me oleme nii palju taga, me niikuinii mängukäiku ei võidaks. Alati tullakse kokku ka siis, kui on minut enne mängu lõppu veel 8 punkti vahet, on see, kus meeskond keskendub sellele, kuidas selle minutiga mäng tegelikult võita. Ehk ma ei ole sellega rahul, mida me saaks mängukäigus muuta. Ja kolmas on see, kas on ideid või küsimusi. Nii et meil seal nädala koosolekus võib olla neid ridu päris palju. Küll aga me võiks nädala koosolekul arutada ainult neid ridu, kus kas prioriteedi enda omanik ise ehk rea omanik ise või keegi meeskonna liikmetest on tõstnud lippu ülesse, see vajaks arutamist. Sest meil on mõttetu läbi käia kõiki ridu. Et selle jaoks tuleb ette valmistada. Nii, ja nädala koosolekul me tegelikult sageli soovitame alustada ka heade uudistega, selle jaoks, et tagada see check-in, positiivne kohalolek, teiste märkamine. Kindlasti eelmise nädala otsuste mõju, kui me oleme võtnudki meeskonnaga koos mingi otsuse, siis seal peab mingi follow-up ka olema, et kas see siis mõju avaldas või avaldanud ja kas me siis jätkame, võimendame, muudame või tühistame, enam ei tegele sellega. Siis kindlasti see igapäevane tulekahju ehk business as usual, mis on meie majandustulemused. Ja kui majandustulemused ehk tulekahju on korras, siis natukene võib-olla pikka perspektiivi, aga siis ikkagi need arenguvõimekused. Jällegi see Eisenhower maatriks, siis 2 kätt, vasakkäsi või sõltub kumb, parem käsi tegeles peale business as usual ehk jooksva äritegevusega, see peab kontrolli all olema, vereringi peab käima, aga nii palju, kui ressurssi jääb üle, tegelen uute arenguvõimekuste tegemisega. Ja nii lihtne see võikski olla, otsused käes, kes, millal, mida. Ja nagu ma olen öelnud, mõnikord nädala koosoleku lõpus ma küsin, et kui kasulik see oli, kas me jõudsime heade tulemusteni ja kas see protsess, kuidas me seda tegime, oli efektiivne ja kasulik. Et kiire ülevaade, siin on erinevaid keskkondi, kuidas neid asju teha, Empowerment ise esitab seda keskkonda praegu hetkel. Me oleme kasutanud paljusid erinevaid vahendeid, nii Align Today kui GTM Hubi, näiteks tuntumatena meie jaoks Weekdani natukene teame, tunneme. Aga täna ehitame Microsoft Teamsi tegelikult seda keskkonda, sest et sageli organisatsioonid Teamsi juba kasutavad ja neil on hea, kui sinna Teamsi tuleb see töövahend veel juurde. Nii, mina olen jõudnud lõpusirgele, ehk meil on oluline see, et siit ülevalt vasakust nurgast strateegiast ja visioonist jõuaksime isikliku kalendrisse. Ma olen teile rääkinud nii fookust kui joondatust kui distsipliini natukene ülevaatlikult. Rääkinud sellest, vähem rääkinud võib-olla inimese enda isiklikust arenguplaanist ehk tema enda motivatsioon ja enda isiklik karjääriplaan võiks ka olla tema rolli tulemuskaardiga seotud. Aga sealt me jõuame 90 päeva tegevuskavasse firma, rolli ja meeskonna tasemel ja sealt siis sünkroonis olemise tagavad meil kuuülevaatused, rollistaatusraportid, 1-1 vestlused ja meeskonna nädala koosolekud. Et sellisel moel päris hästi ühte jalga on saanud liikuma panna nii tõesti 10-liikmelised kui ka meil on ka hea mitmesaja töötajaga ettevõtteid, kellega sellest suunas edasi oleme saanud. Nii, meil on kenasti alles 14 minutit ja nüüd me ei läheks gruppidesse enam, vaid paluks igalühel ükshaaval enda mikrofoni lahti tegema hakata ja rääkida seda, et mis oli sinu jaoks täna kõige kasulikum ehk mis on see, mille sa kaasa võtad. Ja minule ikkagi jäi ka kõige rohkem meelde ikkagi Jaanus Laik, kus ta ütles, et tulemusvõidu fookus, rutiin, kord ja distsipliin, et seda ma pea iga nädal meenutan oma meeskonnale ja paraku nii on, et kui sa 30. detsembril hakkad suusatama, siis sa 31. detsembril suusamaratoni ära ei tee, et tuleb ikka 1. jaanuarist hakata suusatama ja siis järjepanu kilometraaži tõsta. Nii et mõnusat õhtut teile, suur aitäh ja uute kohtumisteni. Ja, suur aitäh minu poolt ka ja kellel jäi mingi küsimus mõtte veel, siis läbi Pireti või otse leiate neid kontakte kindlasti ülesse ka. Nii, mõnusat õhtut. Tänud. Ja päeva. Just. Jah, mõnusat. Aitäh.